tere tulemast arvuti algkursuse teise moodulisse. Täna uurime, kuidas tõhusalt kasutada Google'i otsingut, seadistada e-posti ja kasutada Google Drive'i. Alustame põhitõdedest ja liigume edasi keerukamate teemade juurde. Google'is otsimiseks on 2 lihtsat meetodit. Esimene on minna google.com lehele ja sisestada otsinguterminid. Teine võimalus on kasutada brauseri aadressiriba, kus saab samuti otsingutermini sisestada. Kui vajate täpsemat teavet, kasutage Google'i täpsemat otsingut. See võimaldab kitsendada tulemusi keele, piirkonna või failitüübi järgi. Täpsem otsing pakub mitmeid kasulikke funktsioone, et leida täpselt seda, mida otsite. E-post on elektrooniline kiri, mida saab saata ja vastu võtta interneti kaudu. Selle seadistamine on lihtne ja tasuta. Vaja on vaid luua e-posti konto, mida saate kasutada suhtlemiseks ja teabe vahetamiseks. E-posti konto seadistamiseks valige teenusepakkuja nagu Yahoo, Outlook või Gmail. Kõik need pakkujad töötavad sarnaselt, kuid võivad erineda mõningate funktsioonide poolest. Järgige juhiseid konto loomiseks. Meiliaadress koosneb kasutajanimest ja teenusepakkujast, näiteks gmail.com. See on unikaalne nagu postkast, kuhu teie sõnumid saabuvad. Kasutajanimi võib põhineda teie nimel või olla midagi loovamat. Kasutajanime valimisel olge loov, sest paljud nimed on juba kasutusel. Võite lisada numbreid või kasutada tuttavaid nimesid. Teenusepakkuja pakub ka soovitusi, kui teie valitud nimi on hõivatud. Parool on teie e-posti konto turvalisuse võti. See peaks olema keeruline ja sisaldama numbreid, tähti ning erimärke. Tugev parool kaitseb teie kontot volitamata juurdepääsu eest. Parooli loomisel vältige lihtsaid järjestusi nagu 123 456 või abstef. Kasutage vähemalt 12 tähemärki, et muuta parool raskemini murdmiseks. Ärge kasutage sama parooli mitmel kontol. E-posti seadistamiseks minge valitud teenusepakkuja veebisaidile ja looge konto. Sisestage vajalik teave nagu kasutajanimi ja parool. Järgige juhiseid, et konto edukalt seadistada. Konto loomisel peate tõestama, et te pole robot. See võib hõlmata teksti sisestamist või piltide valimist. Need meetodid aitavad vältida automaatsete kontode loomist. Kui teie e-posti konto on loodud, saate seda kasutada sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Logige sisse oma e-posti teenusepakkuja veebisaidil, sisestades oma e-posti aadressi ja parooli. Postkasti avamisel näete kõiki saabunud kirju. Uued, lugemata sõnumid on paksus kirjas. Loetud sõnumid jäävad alles, kuni otsustate need kustutada või arhiveerida. E-kirja kirjutamiseks klõpsake nuppu Koosta. Sisestage saaja e-posti aadress, teema ja sõnumi sisu. Võite lisada ka koopia või pimekoopia, kui soovite saata kirja mitmele adressaadile. Sõnumite arhiveerimiseks klõpsake nuppu Arhiiv. Arhiveeritud sõnumid on endiselt kättesaadavad, kuid ei ilmu postkastis. Mitme sõnumi haldamiseks valige need ja valige soovitud toiming. Siltide abil saate oma e-kirju korrastada. Sildi lisamiseks klõpsake nuppu Sildid ja valige soovitud sildid. Uue sildi loomiseks sisestage nimi ja klõpsake loo. Filtrite abil saate automaatselt sorteerida sarnaseid e-kirju. Looge filter, määrates otsingu kriteeriumid ja valides toimingud, mida soovite rakendada. Filtreid saab hiljem muuta või kustutada. Manus on fail, mis saadetakse koos e-kirjaga. Manuse lisamiseks klõpsake kirjaklambri ikooni ja valige fail. Kui üleslaadimine on lõppenud, klõpsake nuppu saada. Rämpspost ja andmepüük on soovimatud e-kirjad, mis võivad olla ohtlikud. Kontrollige regulaarselt oma rämpsposti kausta ja kustutage selle sisu. Olge ettevaatlik tundliku teabe jagamisel. Google Drive on tasuta teenus, mis võimaldab faile võrgus salvestada ja jagada. See pakub ka veebipõhiseid rakendusi dokumentide ja esitluste loomiseks. Drive muudab koostöö lihtsamaks ja tõhusamaks. Google Drive'i kasutamiseks minge aadressile drive.google.com. Saate faile üles laadida ja luua otse Drive'is. See võimaldab teil faile igal ajal ja igal pool hallata. Kokkuvõtteks õppisite, kuidas seadistada ja hallata e-posti ning kasutada Google Drive'i.
Need tööriistad on olulised kaasaegses suhtluses ja failihalduses. Täname, et vaatasite ja loodame, et see oli kasulik.